Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. aprill kuni 3. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan meelde, et sellise uue kaardipaki nende kassitaro kaardidega ma loosin kõigi kanali tellijate vahel välja siis, kui meid saab siin olema kokku 250. Siis ma teen selle kohta eraldi video, kus all te saate siis oma osalemissoovist teada anda. Aga praegu läheme nende kaartide juurde, mis teile selleks nädalaks välja tulid. Nädal algab teil siin sauade 7-ga. Sauade 7 on enda seisukohtade kaitsmise kaart. Enesele kindlaks jäämise kaart. Ja kui kõrval on teil siin kaariku kaart, no kaarik on teil on ka 2 sellist kiiret kaarti välja tulnud kaarik. Kaarik on üks kiire kaart taro kaardipakis. Kaarik räägib sellest, et teie elu võib hakata nii kiiresti liikuma kuhugi suunas, et te ei suuda järge pidada. Et tuleb ohjad tugevalt enda käes hoida, et see kaarik teil käest minema ei paneks. Ja uudised tulevad teile siit müntide baasiga. No müntide baas toob raha uudiseid, töö pakkumise, mingisuguse lepingu, mingi uue projekti, mingi lisatöö kusagilt. Töö juures võib olla mõnel lisaasja. Et keegi pakub teile midagi, mis tõotab raha sisse tuua. Ja seal kõrval on siis sauade 8, mis on tarokaardipaki kõige kiirem kaart. Et asjad teie elus hakkavad metsiku kiirusega liikuma. No vaat kuhu suunas, see on nagu selles mõttes väga keeruline küsimus minu jaoks, sellepärast, et teil on siin alumises reas nii saatuse ratas kui maailm. Maailm lõpetab mingi etapi teie elus ära. No eks see vana, mis ei töötanud, see lõpebki ära. Kas saab teil töö läbi, leiate uue töö, mis iganes, igal juhul midagi saab teie elus läbi ja tohutu kiirusega te jõuate selle uue juurde. Saatuse rattaga on ka nii, et ta võib teid üllatada väga meeldival moel. Et mina ei tea, mis elul teil varuks on. Aga saatuse ratta kohta ma olen alati rääkinud ka seda, et kui teil on nüüd sellel nädalal tohutu soov endale osta mõni loteriipilet, lähete mööda ja vaatate, et vot seda ma tahan, siis laske saatusel, pange see siis nagu selles mõttes proovile saatus ja ostke see lotopilet. Ärge sinna muidugi suuri rahasid investeerige. Aga pange enda õnn proovile. Aga kui teil mitte mingit emotsiooni ei tegi, kõnnite mööda nendest loteriidest ja pole mitte mingit soovi, siis ärge seda niisama nagu punnitama hakkakega ostke. Et siis ei ole see saatuse ratas, seekord ei taha seda teile öelda, et teil on mingi tohutu raha võitmise võimalus. See hea uudis või saatuse pööre võib olla hoopis midagi muud. See ei pruugi üldse olla loteriiga seotud. Aga kuna maailmakaart midagi teie elus ära lõpetab ja viimane kaart on siin sauade 4. Sauade 4 on pidu. No siis tähistage seda lõppu suure peoga. Kas teid kutsutakse kusagile peole või teete te ise mõne peo või lähete mõnele suuremale peole, aga see on siuke vägev pidu. See on tantsuga, lauluga, selline ikka, kus ikka on peo moodi pidu. See ei ole niisama pisikene istumine kusagil lõkke ääres, see on ikka pidu. Et tähistage seda lõppu siis, mis iganes teie elus läbi saab. Sest mina näen seda, et kiirelt hakkavad asjad liikuma kusagile suunas, mida saatus teile siia on veeretanud. Väga vahva nädal igal juhul. Mulle meeldib. Mulle alati meeldib see, kui asjad hakkavad kiirelt liikuma, kui ei pea passima ega ootama.
Mulle meeldib ka see, et siin on saatuse ratas väljas. Et sa kunagi ei tea, kuhu kohta sa selle ratta keerutamisega jõuad. Ja pidu on ka tore. Pidu ka mulle meeldib. No kaarik on kaarik. Kaarikuga on nii, et tuleb lihtsalt hoiad peos hoida, et sul kaarik ei paneks teelt minema nii, et sa ise järgi enam ei jõua. Ja enda seisukohtade kaitsmise kaart on ka tore kaart. Ja siis on baas, müntide baas, kes toob uudised. Midagi saab läbi selleks, et algaks uus. No absoluutselt parem. Iga uus on alati parem, sest ta on uus. Kõik on uus. Kõike saab jälle uuesti teha, võib-olla uusi asju õppida, uusi inimesi kohata, võib-olla uutes kohtades käia. Ei, väga põnev. Väga põnev on. Minule tundub, et teil on väga põnev nädal ees. Olgu teil siis see põnev nädal. Mul on teie pärast hea meel. Kui teile mu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.